Kaamera ees Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannola. 29 mängu on selja taga, 14 kaotust, 15 võitu ja 3 mängu enne play-off'e veel jäänud, et siis Rakverega homme, TTÜ-ga ja Valgaga. Kui sa saad paari lausega kokku võtta põhijooaja mängud, siis millised laused need on? Mul on kokkuvõttes 4.-5 koht, mis meil praegu saadaval on, et sellega enam-vähem arvestasingi hooajalgus ka. Eks on väga raske hooaeg, on palju vigastusi, aga kõik on veel võimalik. Meeskonna kõige suurem õnnestumine võib-olla võib mainida, et on pronksmedal karikasarjas, aga on veel hetki möödunud hooajast, mida sa hea meelega meenutad? No ma ikka loodan, et need kõige õnnestunumad hetked on veel ees, et see karikapronks on küll tore, aga meistriliiga pronksiga isegi poolfinaalkohaga ei ole see võrreldav. Kui rääkida mängijatest, teades sinu tööeetikat, siis ilmselt sa oled pannud mingid eesmärgid teatud mängijatele, et teatavasti Pärnu töötab ka noortega. Kas need on täide läinud? No, see on jälle siuke kahe otsaga asi, et kindlasti Normaniga olid suuremad plaanid. Ma arvan, Kirves on hästi edasi läinud. Kase suhtes ka natukene võib-olla olid ootused suuremad, aga loodame, et play-offis veel näitab ennast. Ja positiivne on olnud ka nüüd Tormi pärast vigastust. Et nendega see põhitöö on käinud, et teistega võib-olla vähem. Nüüd ma palungi sul lindeid anda, et möödunud nüüd siis enne play-off'e vahetult, et kindlasti need hinnangud kasvavad pärast tähtsamaid mänge. Aga kui siis 5 palli süsteemis ikka oled valmis, tagasi platsil siis Tormi Niits. Esiteks ma ei taha enne play-off'e väga hindeid panna. Sest et see võib-olla mängijate koha pealt ei ole päris õige ja nii, et ma panen praegu kõigile 4-. Siis palun lihtsalt iseloomusta natuke Tormit. No iseloomustama. Tormi on kõva võitleja ja et ta nüüd on tagasi tulles nii kiiresti nagu järje peale saanud, et see on isegi pigem üllatav olnud, et loodame, et ta nüüd peab hooaja lõpuni ilusti vastu ka, et ennast katki ei tee. Aga muidu on pigem olnud siuke positiivne. Tagasi Pärnus Rannar. No Rannariga ka, ütleme, tema füüsiline vorm terve hooaeg on olnud siuke väga kõikuv ja nüüd enne seda hüppeliigese vigastust sai päris heas seisu juba, aga nüüd tuleb jälle natukene üles töötada. Siis Pärnu Sadama üks suurimaid punktitoojaid Edvinas Seskus. Edvinas, tal on ka hästi head siuksed tugevad küljed ja samas ka paar siukest päris kõva miinust, mille kallal me oleme nagu aega näinud ja on paremaks läinud. Tema puhul muidugi ta nüüd peab mängima natuke teist positsiooni, kui ta võiks või peaks, aga ma arvan, et on ka kindlasti plusspoolel. Juba mainisid ka Mihkli kohta häid sõnu, kas on veel midagi? Nojah, Mihklil on ka selles suhtes kokkuvõttes olnud korralik hooaeg, aga kindlasti on vaja rohkem stabiilsust, et nüüd just lõpupoole on olnud üks siukene väike langus, et eks see on ka jälle seotud sellega, et peab rohkem tagamängija olema, kui ta peaks, aga kui ta tahab kuhugile jõuda tulevikus, siis ehk ta peab niikuinii seda suutma, et Mihklilt ootan kindlasti veel väikest tõusu. Enim mänguminuteid teeninud Saimon? Saimoniga on suht sarnane teema jälle, et kõik asjad nagu on olemas, jälle see stabiilsus, et oleks kogu aeg nagu teeks oma asja ära. Aga tema puhul võib-olla kõige suurem siuke küsimärk või probleem on siukene mentaalne ettevalmistus, et kas ta valmistab ennast piisavalt ette ja sellest hakkab kõik muudest ka. Rääkisime juba tegelikult ka Karl-Martin Kasest, et... No Kass peab suureks kasvama, mul midagi, et oleme ausad, temal füüsilise taha ja midagi. Kui ta saab selle suhtumise igapäevaselt paika jälle, ma ei ütle, et tal on nagu kogu aeg see nagu kehva, aga lihtsalt jälle see keskendumine ja igasse treeningusse just, et see on tema puhul kõige tähtsam. Nüüd, kas Tamagoi Pubala on oma ootused ja eesmärgid Pärnus täitnud? No temast saab küll rääkida ainult pärast play-off, et tema me siia tõime ju sellepärast, et jõuda poolfinaali kõigepealt ja sealt edasi, et enne seda ei ütle midagi.
tänud. Noormängija Heivo Parral. Heivo on väga tubli trennimees meil olnud ja kindlasti edasi läinud. Kahjuks ei ole saanud piisavalt palju mängupraktikat, aga kui ta samas vaimus jätkab, siis ma arvan, et küll see praktika tuleb. Nüüd meeskonnaga alles hiljuti liitusid ka 2 noort mängijat, et Kaspar Lootus ja Mihkel Kersalu. No nende kohta on ka nagu, ma olen neid liiga vähe näinud. Ma arvan, kui Kaspar oleks hooaja algusest saadik on meil trennis, siis oleks ta juba võib-olla rotatsioonis sees mingil määral, aga praegu ma arvan, see aeg ei liiga väikeseks, et nad käivad siin edasi-tagasi, et väga keeruline on praegu öelda. Omanimelise korvpallikooli omanik Reinar Hallik. Reinarit kiidan kõigepealt tema professionaalsuse eest, et ma tunnen teda päris kaua ja ma tean, et see temal väga lihtsalt ei tule, aga see on esimene asi, mis ta peab selle meeskonnale tooma sihukest kogemust ja nii-öelda peab olema seal riideruumis see liider ja seda ta on teinud ilusti. Tema puhul jälle kõik oleneb, millises füüsilises seisus ta on parajasti, et see selg on tal sihuke nõrk koht ja kui see ei ole korras, siis ka mängutase kohe kannatab, aga loodame, et nüüd play-offini kannatab ära just. Nüüd paljud kindlasti on ainult Silverit näinud küll pingi peal, aga täna ka trennis oli hommikul, et mis seisus tema on? No ma arvan, et Silver platsile ei tule, aga Silver on Silver, et tema kasutegur on samamoodi eeskuju ja liider, et ta on meile endiselt, isegi kui ta platsile jookse, väga, väga vajalik mees. Kas nüüd play-off mänguteel on leidnud Pärnu Sadam sellise nii-öelda stabiilse mängupildi, et ma pean just silmas, et näiteks Rapla meeskonnaga me suudame võita 64-49 ja teisel päeval tuleb lisaajal kaotus, ja neid näiteid on ka siin näiteks TTÜ meeskonnaga, et kas me oleme hetkel stabiilsemad? No võrreldes millega? Võrreldes hooaja algusega kindlasti, aga kindlasti veel mitte seal, kus tahaks olla. Nagu mainisid, selge siht on kindlasti medal. Kes jagavad kulla, hõbeda ja pronksi? No ma ütlesin hooaja alguses ka need 4 meeskonda ja ma arvan, see minu peas on need samad meeskonnad Cramo, Tartu, Rapla ja Pärnu. Suhteliselt noore peatreenerina võtsid sa karikasarjas siis pronksmedali ja mäletatavasti siis Maik Kävin pärast mängu kohe ütles ka, et sind ootab helge tulevik, et mis edasised sammud ja eesmärgid isiklikus mõttes on? No, eriti Eestis korvpallitreeneri või üldse treeneri amet on väga sihukene õhkõrn, et väga raske on mingeid pikki plaane teha. Ma arvan, enne hooaja lõppu on väga keeruline midagi öelda, aga kindlasti ainult edasi ja kõrgema. On olnud juttu, eriti hooaja alguses, et sinu kõrval teiseks treeneriks oli varianti, et kui raske on üksinda või siis kahekesi nüüd siis pingil hakkama saada, et kui palju nii-öelda Mait võib-olla nõu ja jõuga sind aitab või oleks sul vaja tõesti nagu konkreetselt ka teist treenerit? No teist treenerit eelkõige oleks vaja just selle individuaalse töö jaoks nii-öelda noortega, et see eriti meiesuguse noore satsi juures oleks see väga vajalik olnud. Aga selles suhtes Maidu kohta ei saa ju midagi öelda, et ta teeb niigi mitme inimese tööd, et saame nii hakkama nagu saame ja ma arvan, et mitte kehvemini kui teised. Milliste mängijatega, ma just pean silmas Pärnu Sadama meeskonda, sooviksid sa edaspidi koostööd teha? Milliste mängijatega Pärnu Sadama meeskonnast? Ükskõik siis, kas sa oled järgmine aasta, kus iganes, kelle sa näiteks siis kaasa võtaksid? Jälle sihukene Nimesid. Ei, kõik poisid on ju kõik toredad, kõik ju nii väga oleneb, kes teised mängijad on, et Eesti mängijaid niigi napib ja kui ma kujutan ette, kui ma läheks kuhugile mujale, siis kindlasti suurema enamikuga ma neist räägiks. Piilume homsesse. Rakvere Tarvas Palmse Metall homme meil vastas kell 5 Pärnu spordihallis. Kas te olete samamoodi valmistunud mänguks või tegite te midagi teistmoodi ka? Ma arvan, et põhjooaja mängud on ikka suures osas sarnase ettevalmistusega, et meeskonnad on tuttavad, kelle vastu mängime ja enam-vähem teame, mis sealt oodata. Võib-olla nüüd, kui TTÜ-ga mängime, siis on natuke teistmoodi.
kas tõenäoliselt tuleb teil Tallinna Tehnikaülikooli meeskond vastu, kas see on oodatud vastane või oleksid sa parema meelega kellegi muu valinud? Jah, play-offis oleks Audentese vastu kindlasti parem meelega mänginud, aga ma arvan, et TTÜ on täitsa mängitav. Aga palju edu, 3 mängust nüüd mitu võitu tuleb? Ikka 3. Palju edu homseks ja edaspidiseks!